ürituse korraldajal peaksid olema. Neid on kindlasti rohkem, kui ma praegu neid siin nimetan, aga minu hinnangul need, mis ma välja toon, on sellest, moodustavad sellest suur osa. Võib-olla nad ei ole tähtsuse järjekorras, aga võib-olla natukene on. Esimene, mis ma arvan, et on üks tähtsamatest, on see, et inimene on usaldusväärne. Panen siia usaldus. Kuidas, mida see tähendab? See tähendab, kui sa usaldad, kui mina olen klient ja mina tellin teie käest ürituse, siis ma pean sind usaldama, et sina viid selle ürituse ellu. Kui ma sind ei usalda, siis loomulikult ma ei anna sulle seda üritust korraldada, ma ei anna sulle seda projekti läbi viia. Kuidas saada seda usaldust? Millest see tingitud on? Loomulikult usalduses on mingisugune mitukümmend komponenti, alustades kogemusest, eks, inimestel peab olema mingi kogemus. Üks osa segame sellesse suppi siis ühe osa kogemusest, lisame sinna, mida veel? Soovitus. Kui sa oled korraldaja, keegi soovitab sind veel, loomulikult sa usaldad teda inimest rohkem, kui keegi teine teda veel ju soovitab. Soovituse juures on hästi oluline teada seda meelde seda, et mida usaldusväärsem, mida targem inimene või mida usaldusväärsem inimene sind soovitab, seda suurema seda usalduskrediidi sina saab. Ehk siis, kui sind soovitab mingi suvaline Jüri, eks, no siis see väga palju sulle juurde ei anna. Aga kui mingisugune tipptegija sind soovitab, siis on tõenäoliselt sa saad sellest tipptegija krediidist saad sa hästi palju endale. Ja see kehtib mitte ainult siis, ma arvan, ürituste korraldamise või selle teema juures, et see kehtib nagu hästi palju laiem. Kui sa oled midagi lubanud, et siis sa teed selle ära. Ja kui sa ei tee seda ära, siis sa vähemalt põhjendad, mille pärast ei saa teha seda. Näiteks, kui meil oleks siin mingisugune 100 inimese koolitus, sina oled selle korraldanud ja juhtub mingi sinust olenematul asjadel, läheb see läbi elekter ära. Ja sa ütlebki, et nüüd läheb elekter ära, mis nüüd teha? See on selline uudne asi sinu jaoks. Sa uurid järgi, kohalikud elektrimehed paneksid elektri tagasi siin mingisugune 5 tunni pärast. Kui tellida Tallinnast generaator siia, mis elektri välja läheb, see võtab 2 tundi aega, aga see maksab 10 000 €. Ja sa pakud, kui sa lähed selle jutuga kliendi juurde, sa jätad endast juba palju professionaalsem mulje, kui sedasi, kui sa ei tee mitte midagi ja klient avastab, tuleb võib-olla väljas või mida ei olegi kohal, avastad, et elekter on ära, mis nüüd saab? Ma siis hakkan mõtlema, mis nüüd saab. Et seal on hästi palju on selliseid detaile, millega siis oma usaldusväärsust hoida ja tõsta. Ürituste korraldaja peab olema, mis veel, otsustusvõimeline, peab olema selline, võtma vastu otsused, mis edasi saab. Alati ei pruugi otsused õiged olla. Elekter läheb ära, lähme teise kohta, eks. Lähme mingisuguse, lähme teeme selle, võtame bussi, sõidame hoopis teise kohta, teeme seal ürituse. Läheb edasi. Või ükskõik mis näide, aga tähtis on see, et ürituse siis peakorraldaja, kui sa oled peakorraldaja, sa võtad vastu mingisugused otsused, et sa ei jää nagu, aga mis nüüd saab? Ma ei tea, mis saab. Mis saab, mis võiks saada? Mis saab, mis võiks saada? Ja mina küll ei tea. Mida vähem otsustusvõimeline sa oled, seda vähem sa oled selle asja nagu korraldada. Siin on huvitav näide muidugi 2 aspektist. Minu hinnangul on mehed rohkem otsustusvõimelised. See on nüüd üldreegel. Naised on palju töökamad, teevad palju rohkem asja, mehed on palju rohkem otsustusvõimelised. See ei ole nagu halb pärast. Mehed on laisad. Ja kui öelda nagu rahvuseid, siis eestlased on palju otsustusvõimelisemad kui näiteks rootslased või soomlased. Soomes või Rootsis mingisuguse kliendil läheb oma mingi kampaania otsustamisega, no läheb ikka aega. Me peame ikka seda koosolekul arutama ja siis me peame veel mõtlema, kas see, kuidas see tigedab.
ja no me päris kindlad ei ole, kõik veeretavad seda kartulit sinna ja tänna ja siis lükatakse see kartulit mõneks ajaks kuhugi laua alla mädanema. Eestis on just, et teeme ära, proovime, läks tuksi, eks ole, läks tuksi. Et selline teatud mõttes riskimine on, ma arvan, Eestis nii üldiselt suures plaanis ka kuidagi ära tasunud. Kõik muidugi ei ole olnud õiged otsused. Siis, mis veel? Järje otsus. Ja järgmine on järjekindlus. Sa pead olema ikkagi päris järjekindel, et mingid asjad saavad tehtud. Kui me võtame mingisuguse ürituse, kus on tehnikud ja sul catering ja veel mingid 100 tegelast, eks ole, siis väga tihti on seda, et allhankijad, need on kuidagi mõttes laisad, eks ole. Teevad mingi asja nagu ära, lükkavad seda, okei, nüüd on asi niimoodi. Aga sina tahtsid, et sina tahad, et ma ütlen, et need kõlavad mingi hoopis sinna, eks ole, või mingi selles ekraani paneme hoopis siia kohta. No siis, et ma ei tea ka, et me sättisime siin lükka mingisugune 3 tundi mõni neid asju paika siin. Üritus on 4 tundi aeg. Kui liigutamine siia on see aeg. Ei tea ka, nii on kuidagi sobib. Sa pead olema järjekindel. Kui sa tahad, et asjad saaksid niimoodi, siis asjad toimuvad niimoodi või ei toimu üldse. Et hästi selline, see on nagu väga oluline omadus, selline produktiivne omadus. Siis mitte vähem tähtsam ülesanne on koordineerimine, oskus. On koordineerimise ja delegeerimise oskus. Ehk siis üritusi korraldada teab, tee 2 keldrisse, sina katusele, et asjad toimuvad niimoodi. Ja ülesanded sisuliselt kõige paremini üritus täiesti ideaalselt korraldatud, siis sa võiksid minna käed taskus kohale, peavaluduseks minna käed taskus, tegelikult minna käed taskus või paber ja pastakas käes ja kõik asjad toimuvad. Tal on võib-olla raadiosaatja on kuskil käes, mikrofon kõrvas ja ütleb, loeb numbreid 1-50. Maailma kõige suurem üritus saab sellest tehtud. Kõik asjad on ära delegeeritud. Mingisugused juhtmed on maas kuskil vales kohas, mingi teine vend läheb viib need ära. Sa ei lähe ise seda asja tegema, sest sel hetkel, kui sa lähed seda tegema, sel hetkel sa kaotad tähelepanu mingitest muudest asjadest. See, et peaprodutsent seisab käed taskus või miks tal on paberi vastakas või mingisugune kas laptop või kus ta paneb kirja, on selle jaoks, et ta paneb kirja omale märkmed asjadest, mida sel hetkel enam ei saa teistmoodi teha. Või märkmed selles osas, et mida oleks võinud teha teisiti. Lähed kohale, kõik võib-olla söövad, vaatab, et catering tegi suure superlaud, eks ole, aga ütleme, ettevõttel oli, ettevõtte bränd on näiteks sinine. Ja siis mõtled, tegelikult oleks need salvrätikud oleks võinud olla ka sinised, eks. Aga sa ei hakka muutma seda, eks, inimesed söövad, oleks võinud olla sinised, paned siukse märkmegi, et see on kogu, ja siis loed numbreid. Ma sellest numbritest räägin natukene hiljem, selles teises osas, miks on neid numbreid algada, kuhu ja kellele. Aga kui on kõik asjad sedasi koordineeritud, inimesed teavad, kus nad on, mida nad teevad, siis peakorraldaja väliselt ei tee mitte midagi, tegelikult jälgib, kuidas kõik asjad toimivad. Loodan, et on loetud. Mis on siis detailsus. Detailsus ongi see, et sa näed mingisugused detaile. Ja kuidas nad on omavahel seotud, ongi sellepärast, et kui sa oled üritusel ja sa vaatad, mis asjad toimuvad, siis detailidesse täpselt neid samu salvrätikuid saad oodata sel hetkel, kui sul on kõik asjad ära delegeeritud. Aga nende detailide nägemine, see tuleb suures plaanis kogemustest, aga see tuleb väga palju sellest
teadmistest või sellest osast, et kui keegi on sulle öelnud, et mida võiks teha teistmoodi, siis sa oskad nagu näha. Ja kui sul on üritusel kaasas mingisugune veidi rohkem asju korraldanud professionaal sellel alal ja tema oskab neid detaile nagu rohkem teha. Sina võib-olla esimesel korral, kui korraldad mingit üritust, kui väga tihti seda sul minu arust on mingi TikTok ja siis koputab sõla peal külaga, see asi võiks olla teistmoodi, mingi silt võiks olla täpselt siin. Siin on niisugune kruusane pind, et siia seda silti praegu ei anna panna. Ja siis tuleb kuidagi välja, kuidas sinna saaks. Et selline detailide nägemine just, et ma ei tea, teil on konverents, et seal on, mis seal kõik võiks olla, laval võiks olla, see rätik võiks olla ees, lina seal algusas. Siis on need trussid, millel seisavad valgustused ja muud figurid, mingisugune plasmaekraan, mingisuguse alumiiniumtrussid, teate küll neid asju, eks ole. Need tegelikult võiks olla mingisuguse sokiga kaetud. Seda siin paistavad ilusad. Siis on juhtmed. Tavaliselt kui, siis me siin vaatame, siin on sama mingi juhe läheb sinna, tegelikult see juhe võiks olla siin otse, kinni tõmmatud siin. Lisaks ta võiks olla teidiga kinni, et äkki kui ma siin saatan nagu hooga rääkima, koperdasin. Aga praegu siin minust võib-olla ei aeg nii kahju, kui on mingi suur üritus, 300 inimest, tellitud esineja, läheb ja koperdab selle lava peale. Võib-olla lööb ennast nii kõvasti ära, et ei saa rohkem rääkida. Et siis on vaja kogu konverents teha uuesti, eks ole. Siis tänu sellele, et see kuradi juhtmemees ei tõmmanud seda teibiga kinni ja seda juhet sinna maaküsiga sinna põranda külge, siis on sellest kogu see suur jama ja proovi sellele siis lahendus välja mõelda. Et selliste detailide nägemine, see tuleb jah, siis kogemusest ja siis ka sellest õpetusest. Et see on ka siis oluline ürituse korraldaja isiku omadus. Ja võib-olla viimaseks, aga mitte ka viimaseks on see, et tegelikult on kõik üritused korraldatud ju, see on ikkagi töö. Töö eest on vaja saada tasu. Ja tähendab see seda, et sa oled ka selles mõttes mingisugune kaupleja. Sul on sellist tingimisoskused. Kui sul on eelarve kinnitatud, sa oled saanud allantuse käest mingisuguse hinna, siis sa ikkagi oskad seda hinda veel tingida, seda hinda alla viia. Mida kui sul õnnestub sellest hinnast võtta 5% maha, 10% maha, näiteks selle läbirääkimiste tulemusena, et sa võtad järgmine kord ka tema käest selle teenuse. Siis see 5 või 10% on tegelikult sinu kasumisse. Et selline tingimiste ja läbirääkimise oskus on ka selline produtsendi oskus ikkagi raha sisse. Et ettevõttel on see number 1 eesmärk, ikkagi raha sisse. Korraldanud on selle saamiseks.